Vihula mõis on üks Lääne-Virumaa pärlitest, mis meelitab külastajaid nautima nii ehedat mõisa romantikat kui ka muljetavaldavat vaba-aja veetmise kompleksi. Külastajad käivad siin aasta ringi iga päev ning tegevusi leidub igaühele. Meie suhteliselt kiire mõisatuuri läbimisel oli heaks abimeheks golfiauto, mis kõigepealt sõidutas meid Vihula mõisa kaunisse mõisaaeda. Väikese golfiauto sõidu järel olemegi jõudnud siis Vihula mõisa aeda, mis on ajalooline aed, mingil määral taastatud, aga kindlasti on siin ikka väga palju uut ka. Ja mõisaaed täpselt selles samas kohas ka mõisaajal olnud ja õunapuud siin niimoodi kasvanud. Need ei ole küll mõisaaegsed õunapuud, need on nüüd uuendatud ja oleme ise juurde istutanud. Aga selles kohas oli õunaaed ja oli mõisaproua ürdiaed, kus ta oma ürte kasvatas ja meie siis järgime seda joont ja kokapreilid härrad siit saavad kõik toiduks vajaliku maitsetaime ja salati poolise kõik siit. Ja kasvuhoonest saab siis natuke toekamat toitu? No ikka jaa, kõik tomatid, kurgid, salatid meil enda kasvuhoonest. Meil siit lähedalt kapsad, porgandid ka peaaegu, et meie omad siin üle jõe aitavad meil kasvatada neid, aga meie enda lähedusest. Kui palju mõisakülastajad siin aias jalutamas ja ilu nautimas käivad? Vot ega ei keelagi kellegil siin käia, et kõik, kes tahavad, kõik käivad ja nii tore on see, et meil on sellised vahvad tooted, anname kätte legendi, saadame aeda, et otsi üles see ürt või vaata, kuidas too kasvab ja siis on üks ilmatu hulk vahvaid asju, mida peab siit aiast leidma. Nii üllatav on see, kui tullakse piparmünti otsima ja tullakse 2 erineva taimega ja öeldakse, et ma ei ole päris kindel, aga üks neist võiks olla piparmünt ja selgub, et kumbki ei ole. Selle piparmündi tunneb nüüd lõhna järele küll ilmselgelt ära, et väga tugeva lõhnaga. Ja te teete sellest nii teed kui igasugu muud asju. Ja meil on üks tore toode on kellaviie tee. See on selline, ütleme, mõisa selline ka meelelahutus, et pakuti külalistele teed ja küpsist. Ja meie pakume külalistele toredat toodet kellaviie tee, kus pakume ürditeede pimedegusteerimist. Külaline nimelt ei tea, mida ta joob ja me pakume häid teesid, siis tuleb ära arvata see tee sisu ja siis me räägime toredaid jutte kõrvale, miks see tee hää on, miks ta tervisele hää on ja siis anname teinekord siit ka selliseid nutsakaid koju viimiseks kaasa, et endale kodus oma hää tee. Kasvatan isegi raudrohtu seal. Raudrohi nimelt pidi olema vanade eestlaste uskumuse kohaselt pidi kaitsma armundpaare, et kui siis raudrohu õisik panna armundpaarile madratsi alla, siis see paar kunagi lahku ei lähe. Kui inimesed siia tulevad, siis paljudel on kindlasti ikkagi ootused, et millised need eesmärgid on või mida nad siin kogeda tahavad? Seda vaikust ja rahu, ilmselt tullakse ka seda vaatama, et mis sellest vanast mõisast saanud on, sest küll on külalisi sellised, kes mäletavad seda vanaaegset mõisa, mis oli kriimu-kräämu. Siis tullakse sellise, ütleme looduse pärast ja tullakse seda spaad nautima ja siis tullakse veel ka sööki nautima siia. Peahoones selline peen ja uhke toit ja Kavalantsus selline kodune ja meelepärasem võib-olla mõnele inimesele. Ja Vesiveski pakub toredaid üllatusi. Me oleme nüüd ajaloolises restaureeritud ja väga põnevas Vesiveskis, milles vist iga Vihula mõisa külastaja peab ikka ära käima. Ja, Veski on vahva koht, räägib oma vana Veski lugu. See jõgi siit, mis siit läbi voolab ja kõrvalt voolab ja vanad aeg-ajalt paneme ka Veski käima ja siis Veski kivid räägivad oma lugu, aga selliseks kehakinnituseks pakume siin kohviteed ja oma mõisa kõikvõimalikke toredaid tooteid ja mõisaproua küpsiseid näiteks. Ja mõisaproua küpsised, need on nüüd peaaegu autentsed või? Jaa, retsept on vanast mõisa raamatust siis võetud ja mõisaproua nimelt uskus, et kui lavendlit panna küpsiste sisse, siis lavender kaitseb kõige kurja eest ja meie siis teeme ka lavendli küpsiseid ja paneme siis selle vana retsepti järgi selle lavendli sinna küpsisesse kaitsmaks siis kõige kurja eest ennast.
Vihula mõisas veedetud päeva muljeid rikastab ehe mõisamiljöö ning mõisalegendid, mida siin leidub arvukalt. Ja nüüd, kui kiire ringkäik Vihula mõisas on tehtud, enda segatud tee vesiveski kohvikus ka valmis saanud, ei olegi muud kui seda nautida ja loomulikult, nagu me kuulsime, siis mõisaproua küpsistega end kaitsta. Jah, siin on nüüd mõisaproua retsepti järgi tehtud küpsiseid ja see kuulus lavendliküpsis, et kaitsku see teid siis kõige kurja eest. Nii et kui te Vihula mõisa satute, siis kindlasti lavendliküpsis ja kõik saab korda.